Tere, hea köögisõber! Mina olen Arvo Kassin, olen oma koduses köögis ja valmistan huvitavat ja maitsvat toitu. Hea köögisõber, eile ma ostsin kaubandusest sellise tassi muffini, tassikoogi küpsetaja. Ta oli hästi odav, soodne ja täna ma üritan teha selle küpsetajaga kergeid tassi muhvineid. Ja siis ma panin siia lauale, valmistasin ette 145 grammi jahu, 20 grammi suhkrut, pool teelusega täit soola, küpsetuspulbrit 1,5 teelusega täit, õli panin pool detsiliitrit, ühe muna ja 1,25 detsiliitrit piima. Ja muidugi täidiseks sisse, et oleks mingit maitset, ma võtsin 25 grammi riivjuustu. Ja siin ma siis üritan teha kuivained, segada omavahel kokku. Ja teises suuremas kausis ma segan siis muna, piima ja õli. Ja lisan ka siis riivjuustu. Ja siis ettevaatlikult ma segan seda jahusegu sinna vedelasse või munapiimasegusse. Ja siis ma panen nad muhvini siia, määrin enne selle õliga ja pintsliga. Määrin need vormi või selle küpsetaja kergelt alguses kokku ja siis panen sinna sisse ja juhendi järgi 8 minutit peaks valmis olema. Head õnnestumist. Siin ma kõigepealt siis teeme märjasegu. Võtame selle muna. Soe kanamuna just kanalast toodi. Selle ma natukene lopin lahti. Ja läheb siia juurde kohe piim. Ja siia panen ka õli sisse. Ma täna teen sellise hästi tavalise, kõige lihtsama, üritan kõige lihtsama muffini teha. Nii, ja siia läheb siis ka see riivitud juust. Nii. Ja siia ma üritan teha selle kuiva ainete segu. Oi, oli nagu ikka alati vaja ka kergelt õhustada. Parandame selle vea ruttu ära. Nii. Sest vakista nagu ikka on jahu nagu pigistatud kinni, õhku seal sees ei ole. Ja seda kohe pidi saama ka küpsetis, kui me ta ära õhustame. Ja muidugi, kui igasugust prahti ja see jääb meil ka siia sõelale. Siia lisam muidugi siis küpsetuspulbri, pool teelusega soola ja suhkru ka. Muidu mis muffin see ilma suhkruta on. Ja seda võib ka segada. Aga ta seguneb kõik meil ära ühte moodi. Aga parem on enne eelnevalt ära segada. Oleks saanud selle vispliga ka, aga ta nüüd on märg, aga vaatame. Kas ta läheb väga hulluks või? Ei lähe. Teda võib ilusti ära segada. Nii. Ja nüüd hakkan siis ühtlase kallasin rahulikult, mitte ei mölla, vaid kallan rahulikult selle emulsiooni
sisse selle õli, muna emulsiooni sisse. Niimoodi me ei sega, aga hästi rahulikult siputame seda ja tõstvate liigutustega niimoodi üles-alla. Pidavad saama muidu, ei pidavad nii kohe saama, kui me väga möllame. Rahulikult. Võib-olla lusikaga oli parem võib-olla, aga teeme täna selle vispliga. Kõik on nüüd vispli sees. Vaatame, kuidas me ta tühjaks saab niimoodi vist. Masin on mul juba soe, küpsetaja, selle määrin enne vahetult õliga kokku veel. Sellega siis ma täna õnnistan selle masina sisse. Nii, tainas peaks olema, siis kui meil olemas. Nüüd ma hakkamegi panema see vormi sisse. Ma pean vist 2 lusikaga panema, ühega ma tõstan ja teisega siis nagu aitan ta lusika pealt ära. Nii, nüüd on segatud niimoodi. Seisis ka mõned minutid. Ma ootasin, et see küpsetaja, siin on üks punane tuli ja peaks nagu roheline olema, aga punane tuli põleb ja roheline ei hakka põlema. Ta peaks olema niimoodi punasega soojeneb ja roheline näitab, et on nüüd valmis. Aga roheline ei hakka põlema. Aga nüüd läks midagi nagu, ju ta siis selline on. Aga las ta olla. Nüüd ma teen ta lahti. Ta on tuline ja ma katsun teda määrida. Esimene küpsetamine, katsun teda määrida toiduõliga selle vormi igaks juhuks. Kas ta midagi annab, aga selline intelligentsul, et esimene kord peaks ikka natukene panema. Pintsliga vähemalt. Ega see teflon hakka siia külge ei hakka, eriti see õli. Aga las ta saab. Pintslise õliga kokku teha. Siis ta on nagu sisse töötatud. Nii. Ja nüüd ma üritan siia panna igasse topsi mingisuguse väiksema lusikaga. See lusikas vist on liiga suur, aga vaatame, kas mul õnnestub. Kõigepealt teen lusika puhtaks ja siis kuidagi ma pean nad sisse saama. Nii, see vist on natuke vähe. Pool lusika teht kuskil. Ma väga täis ei julge panna. Vaatame natuke rohkem. No, see vist on juba parem. See on supilusikas mul. Sest kas ta nüüd, ta peaks kerkima ka hakkama. Äkki teda on liiga palju. Võtan natuke vähemaks. Desertlusikaga ilmselt on paras võtta. See serva peal ei ole vist hea, et ta läheb, ta hakkab ikka kõrbema. Ma võtan pärast desertlusika, siis see mõõt on võib-olla parem. Sest ma ei tea, kui palju ta kerku, nägid. Tegingi, tilgutasingi pahandust. Parem on, kui siia serva peal ei lähe, ma arvan. Natukene vähe, teise väiksema lusika. Nii, aga nüüd kohati tundub, et on palju. Siin on juba tundub palju, vaatan ehk see on ära võtta.
ta on juba tuline, kui küpseb juba, sellepärast ta kerkib. mina mõtlesin, kus ta kerkis nii palju. ta juba hakkas küpsema. ta on tuline mul ju. nii, ma panen igaks vormi kinni. vaatame. Läkski kinni. mul on selline taimer, 8 minutit panin peale ja nüüd panen start ja siis vaatame 8 minuti pärast. siis mis tast siis toimub, muidugi ma piilun vahepeal ka. noh, näete siin esimeses partiis, kus oli hästi vähe, siis ta näete alt küpses ilusti ära, aga pealt on nii, nüüd on 9 minutit oli ja nüüd vaatame, mis tal siin on. oi, näed siin mõned on nüüd ilusti pruunid. noh, ja näete siin pealt on ilus pruun ja millegipärast nad on erinevad. aga väga ilus värv on 9 minutit. ma ütleksin, et ma vist jätakski selle aja 9 minutit ja kui korralikult paned täis, näete, siis on ta ilusti tulised ka veel. ja siin oli vähe segu, näete, pealt ta oli küpse, aga ei ole seda tumedat sellist värvi. ja siin on veel jäänud mul viimane ja tuleb ikka täis panna seda tainast, et ei saa niimoodi, et pooliku pane keskele nüüd ühe. et ikka tainast peaks võrdlemisi täis olema see vorm. nii, natuke siin rohkem ei ole. viimane, nii palju siis sellest taina kogusest. korrutage siis see kogus 2 või 3, näete, siin on tainast vähe ja ta kerkib küll. aga ma panen korraks kinni ja 9 minutit. senikaua imetleme neid. Need valged ma võtan siit eest ära ja kui öeldakse, neil ei ole kaubanduslikku välimust. aga need lõpupildile lähevad need ilusad siis. noh, las nad teised jäävad ka. siis on teada, et no nii. kuna nad on juustumuhvinid, siis ilmselt siia ei ole vaja peale tuhksuhkrut, me ei pane siia peale. aga siin nad on siis, head isu. aga tahate näha, mis siin sees on? sees, kas nüüd noaga lõigata, lõikame noaga. olgu neid vist, aga noaga ei lõigata. no näete, ilus kohev, pehme, juustumaitseline. head isu. kui meeldis video, pange seal videokastis on all pöial, vajutage sinna nuppu, teeme jälle midagi huvitavat. siit taldrikul siis minu esimesed selle küpsetajaga, esimesed sellised küpsised, või nimetame seda keeksikesed, saiakesed. ja ma juba ühte proovisin, näete, väga maitseb, hea, kohev. ja